Tervist! Kuule, kas sul on kunagi olnud sellist tunnet, et sa oled kuidagi väärtusetu ja see tunne närib, isegi siis, kui kõik su elus on tegelikult täitsa hästi? No vot, täna sukeldumegi sügavale just sellesse teemasse. Me võtame aluseks psühhoanalüütik Juha Klaavu töö ja proovime aru saada, kust see paganama tunne tegelikult tuleb. Okei, alustame siis ühest, päris veidrast vastuolust. Ma arvan, et päris paljud meist on sellega mingil hetkel kokku puutunud. See on ikka täiesti kummaline tunne, eks ole? Vaatad ringi, väliselt on kõik justkui tipp-topp. Sul on töö, sul on sõbrad, võib-olla pere, aga kuskil sügaval sisimas ikka närib see tunne, et sa pole piisavalt hea. Just seda müsteeriumi me täna lahkama hakkamegi. Ja nüüd, vastus sellele võib sind päriselt üllatada, sest Klaavuse järgi ei peitu selle tunde juured üldsegi mitte meie teadlikes mälestustes. Ei, see peitub ajas, mida me tegelikult isegi ei mäleta. Nimelt meie elu kõige esimeses aastas. Nii et lähme siis ajas tagasi, päris algusesse. Kuidas üldse kujuneb see meie kõige sügavam arusaamis endast seal päris elu koidikul? Kujuta korraks ette ühte imikut. Tema jaoks tead, ei ole veel eraldi mõtteid ja tundeid. Kõik on üks suur totaalne kogemus. Seda nimetataksegi keha minuseks. Ehk siis, kui imikul on nälg, siis ta ei mõtle, et mul on kõht tühi. Ei, kogu tema olemus ongi nälg. Iga tunne on täiesti absoluutne. Ja just siin onni see ülioluline konks. Vaata, üks asi on see füüsiline hoolitsus, söök, puhas mähe, soe tuba. See hoiab imikuliselt elus. Aga siis on hoopis teine ja palju tähtsam asi, emotsionaalne hoolitsus. See on see tunne, et sind päriselt nähakse, et keegi on sinu jaoks päriselt kohal. Ja just see annadki imikule selle algse tunde, et ta on olemas ja ta on väärtuslik. Ja see, mu sõbrad, ongi äsja võtti. Kui imikut küll toidetakse ja hoitakse soojas, aga seda tehakse, kuidagi mehaaniliselt, ilma selle sooja ja eheda tundeta, siis imiku jaoks on see puhas hülgamine. Tema totaalses maailmas on see kogemus täiesti absoluutne. See on lihtsalt tunne, et midagi on kapitaalselt valesti. Okei, aga vaatame nüüd lähemalt, kuidas hooldaja, ja tavaliselt on see ju ema, sisemaailm seda kõike mõjutab. Mõtleme korraks kahele erinevale emale. Üks on stabiilne, rahulik, ta suudab olla oma lapse jaoks päriselt kohal, pakkudes sellist kindlat turvatunnet. Aga teine ema, tema on ise sisemiselt katki. Ta langeb ettearvamatutesse meeleoludesse, on kaootiline ja imiku jaoks on see maailm lihtsalt puhas kaos ja hirm. Ja Klaavu kirjeldab seda imiku kogemust nendel hetkedel ühe, päris võimsa tsitaadiga, kullake. See ei ole lihtsalt mingi kurbus, ei. See on tunne, et sind on hävitatud, et sind on paisatud tuska universumisse. See on koht, kus valitseb lihtsalt igavene ja lõputu valu. Ja siit tulebki selle kõige traagilisem osa. Vaata, imik ei saa ju mõelda, et mu emal on täna halb päev või tal on endal raske. Ei, ema on tema jaoks terve universum. Ja seega teeb ta ainsa järelduse, mida ta teha saab. Viga peab olema minus. Minuga on midagi valesti. Ja just niimoodi sünnibki see sügav uskumus, mina olen halb. Okei, aga kuidas see kõik siis, täiskasvanu eas välja näeb? Kuidas see varajane kogemus meid hiljem mõjutab? Vaatamegi nüüd kahte näidet elust enesest. Esimene juhtum on mees, keda võiks tinglikult nimetada kohannajaks. Pealtnäha on tal kõik olemas. Ta on edukas, intelligentne, sarmikas, aga nii pea, kui asi läheb suhteteni, tunneb ta end täiesti ja totaalselt väärtusetuna. Ja tema suhtetes kordub alati üks ja sama muster. Alguses on kõik super, aga siis lööb see vana hirm jälle välja. Ta hakkab automaatselt partneri meele järgi olema, püüab ära arvata iga ta soovi, iga mõte ja selle kõige käigus ta lihtsalt kaotab iseenda täielikult ära. Ja see ei ole, rõhutan, teadlik valik. See on lapsepõlves õpitud ellujäämisstrateegia. Ta teeb kõike, et mitte tunda uuesti seda kohutavat, algset hülgamistunne. Mõtle sellele nii, et selle ettenärvamatu ema kõrval üldse ellu jääda, pidi ta lapsena arendama välja ülitundlikud emotsionaalsed antennid. Ta õppis lugema ka kõige pisimaid märke ema meeleolust. See, mis oli kunagi elupäästva oskus, on nüüd aga muutunud koormaks, sest ta ei oska neid antenne enam mitte kunagi välja lülitada. Nüüd teine näide on ausalt öeldes veelgi mõistatuslik on. Me räägime naisest, kes on andekas, tark, tore, aga ta usub täiesti siiralt, et on läbinisti kohutav inimene. Ja kõige veidram osa, pealtnäha olid tal täiesti ideaalsed, armsad vanemad. Kuidas see on üldse võimalik?
ja need on tema enda sõnad. See ei ole mingi halb tuju või kehv päev, see on sügav, kaljukindel veendumus oma enda väärtusetuses. Ja täpselt samal ajal kirjeldab ta oma vanemaid niimoodi. Kuidas on võimalik, et need kaks täiesti vastandlikku asja on ühe inimese peas korraga tõesed? Ja siin see lahendus ongi. Tema vanemad olidki pealtnäha armsad, aga nende armastus oli selle nagu käsikiri, nagu õpitud roll etenduses. Nad ei näinud kunagi oma tütart päriselt, eraldiseisva inimesena. Puudus see soe, ehe, emotsionaalne side, mis oleks andnud talle tunde, et ta on päriselt oluline, just sellisena, nagu ta on. Nii, mis on siis selle kõige juures see kõige olulisem mõte, mida kaasa võtta? Võtame korraks kokku. See näriv väärtusetuse tunne, see ei ole midagi, mida sa saad lihtsalt ära mõelda või mingi positiivse mõtlemisega üle kleepida. Ei, see on sügavale meie pehamällu salvestatud haav. Haav, mis tekkis ammu enne, kui meil olid selle kirjeldamiseks sõnad. Ja see sama vana haav mõjutab meie valikuid ja suhteid ka täna, siin ja praegu. Ja see on tegelikult tohutult oluline taipamine. Paljud asjad, mida me peame enda või teiste juures mingiteks iseloomuvigadeks, olgu see siis töönarkomaania, pidev dieeditamine, mis iganes, need on lihtsalt katsed seda iidsalt valu vaigistada. Need on valuvaigistid, sümptomid, mitte haiguse põhjus. Ja siit koorubki välja see kõige suurem ja võib-olla ka kõige raskem küsimus, millega ma teid täna mõtlema jätan. Kui meie kõige esimene, kõige fundamentaalsem lugu meist endist kirjutati meie eest ära, ajal, mil meil polnud veel sõnugi, siis kuidas me saame täiskasvanuna õppida jutustama uut, tervemat lugu? Suur aitäh, et kaasa mõtlesid!